Tänane lugu on toonud meid Saadjärve lähedale Tabiverre, kus lilleilu laiub poole hektari suurusel maa-alal ja kõike seda hoiab ohjes Ülle. Et 35 aastat tagasi, natuke rohkem isegi saime selle krundi, siis see oli põld. Tavaline, mõtleks nisupõld või midagi niisugust. Ja siis hakkasime otsast, siis ma hakkasin taimi korjama. Majaehitus tuli natuke hiljem. Nii kasvab Ülle aias tänapäev 500 erinevat taime. Osa neist on naine ka ise seemnetega paljundanud. Näiteks siilikübaraid on aias 10 eri toone. Üks uhkem kui teine. Ma panin lihtsalt taimed maha, sest esimene aasta nad ei õitse. Ja siis järgmine aasta, kui nad õied tulid, siis oli näha. Siis ma hakkasin neid sortima välja, mis ei meeldinud üldse. Sest kõigist ei tule ilusaid. Kaua need õitsevad? Päris kaua, sügiseni välja. Siis on nad ju aias väga kaua ilusad. Ja, saab ära lõigata need ära õitsenud. Mingi, ma ei ole kunagi aega võtnud, kui pikalt see üks õis õitseb, aga ta õitseb ka ikka nädalaid. Paar nädal või niimoodi on ikka üks õis ilus. Siis lõikan ära, siis tulevad järgmised jälle sealt alt poolt. Aga need meeldivad mulle väga, need on need mäginelgid, on ju? Ja tegelikult see on mingi nelk, mis ma seemnes kasvatasin, tal ei olnudki mingit nime, lihtsalt olid hallid nelgid. Näen jälle roose, nii tuli punased mu ees on roosi. Näen jälle roose, kui mõtled sulle jälle näen roose. Roos armastab süüa, nagu öeldakse. Roos tahab palju väetist, kastmist vist väga mitte. Mis mulle meeldib kõige rohkem on see, aga ta nüüd tahaks ära lõikamist ja siis tulevad uued õied. See on Aleksander. See on nüüd üle 10 aasta siin olnud. Aga see valge roos, see on ka nii õites, et... siin on kolm roosi tegelikult, aga see on see aspiriin. Aspiriin? Ja, see on, kui aspiriin sai 100-aastaseks, siis tema auks siis nimetati roos. See on alustab õrn roosana ja siis läheb valgeks. Näen jälle roose, kui mõtlen sulle jälle näen roose. Siin on lilli pea poolel hektaril, Ülle. Et kui kaua see reaalselt sul võtab aega, et on see nii, et terve suvi põhimõtteliselt sa oledki siin käed mullas, rohitseda, et see kõik selline ilus ja lopsakas välja näeks? Ei, terve suvi, ikka ja mitte terve suvi ei ole nüüd päris aias, aga ikka iga päev käin, kui ma kodus olen, aga enamus aega olen. Nii et põhimõtteliselt ikkagi laias laastus hommikust õhtuni? Ja mulle meeldib sellepärast, et ma ei armasta toas istumist. Siin on selline tõesti väga võimas floksipeenar, et kohati on floksid üle meetri. Et kuidas sul on õnnestunud ikkagi selline vägev peenar siia teha? Sellega oli ka natukene vaeva, aga tegelikult oli niimoodi, et seal pikas peenras olid need floksid ka. Ja siis nad ei mahtunud ära. Ja siis ma hakkasin rääkima abikaasale, et teeks peenra eraldi. Ja siis ta freesis ja nägi vaeva sellega ja tõime komposti ja panime siia. Aga mulle meeldib muidugi niisugused natukene nagu tuhakarva või siin on nagu see on smoky, ongi kohe niisugune natukene nagu tuhakarva. Endale meeldivad niisugused kõige rohkem, aga neid ei ole nii palju. Sorti kindlasti on, aga... Üks taim, mida praegu aedades enam väga sageli ei kohta, on lillhernes, aga ometi see näeb väga kaunis välja ja lõhnab ka imeliselt. Et Ülle, kuidas sa seda taima kasvatad? Ta on 1-aastane taim, annab iga aasta annab seemne, korjan seemne ja siis kevadel kasvatan natukene ette, panen potti paar seemet ja niimoodi.
Ja tegelikult on see selline taim ka, ma vaatan, et sa kasutad seda selles suhtes, et ka niisuguse nagu iluseinana, et varjata kompostihunnikut, jah? Just. Et näeb kaunis välja ja lõhnab hästi, on ju. Et mis on olnud need suurimad õppetunnid aeda tehes? Et ära ahnitse nii palju lilli endale. Miks see siis halb on? No ei käi lõpuks üle ja väga kirjuks läheb kõik see värk. Aga kas ta on ilus vaadata suvel? Muidugi, sellepärast, et mul on tegelikult ikkagi lumi on maas, kui esimesed õied tulevad juba. Noh, lumekupud. Ja siis, kui esimene lumi sügisel tuleb, noh, siis lõikan veel viimased õied ära. Nii, et põhimõtteliselt lumest lumeni on kogu aeg aed õites? Midagi ikka õitseb. Näen jälle roose, nii tuli punased mu ees on roosi, näen jälle roose.